Aga edasi tuleb lavale Carl Gustav Adamsoo, kes on Telia eakate digipädevuse projektijuht. Ja Telial on olemas lausa eakatele otse suunatud selline projekt ja kõneks muidugi digimaailm ja eakad. Palun. Aitäh! Tere teile kõigile! Minu nimi on tõesti Carl Gustav Adamsoo ja tegelikult minu selline põhitööülesanne on Telia Eestis olla osa kommunikatsiooni meeskonnast, aga lisaks sellele ma tõesti räägin kaasa ja aitan kaasa sellele, et meie kogu vanemaealine kliendibaas siis saaks ka meie teenustest ja toodetest võimalikult palju kasu ja nad saaksid sellest aru ja selle nimel ka Telia teeb palju tööd. Aga võib-olla põhjus, miks ma täna teie ees siin olen, on see, et enda ülikooli lõputöödes olen ma päris palju uurinud vanemaealiste digipädevust ja lisaks ka õhinapõhiselt ja vabatahtlikus korras olen kaasa võtnud erinevatest projektidest. Ja teema, miks ma selle teemani jõudsin, oli just sellepärast, et kui ma enda lõputöö teemaks panin paika vanemaealiste digipädevus, siis suur hulk inimesi tuli minu juurde ja ütles, et Gustav, et kas sa peaksid selle teemaga tegelema, et see pole piisavalt seksikas ja vajalik ja vanad inimesed on hallid ja igavad ja ma mõtlesin, mis mõttes, et tegelikult see ei pea paika. Minu enda kogemus oli hoopis teistsugune. Ja see oli minu jaoks selline käivitav tõmme minu mootorile, et see teema on selline, millele me peame tähelepanu pöörama ja tahtsin seda ka uurida. Aga et vaadata natukene otsa, milline seis meil täna Eestis hetkel üldse vanemaealiste digipädevusega ja tehnoloogiasse kaasatusega on, need faktid, mis on teie ees, näitikustavad väga hästi Tiina Tambaumi arvamuslugu märtsikuu keskpaigas, kui ta Postimees rääkis eakate digipädevusest ja tõi välja selle, kuidas tegelikult meie sellises edukas digiriigis on sees üks väiksem higiriik. Inimesed valdavad küll seeniorid, kes ei tule tehnoloogiliste lahendustega kaasa, kas neil ei ole oskusi või neil ei ole võimalusi, siis nendest digitaalsetest lahendustest osa saada. Ja nagu näha, siis erinevad uuringud näitavad ka seda, et täna 65-74-aastastel enam-vähem poolel, natukene üle selle on oma isiklik arvuti olemas, mida nad kasutavad, aga jällegi sellest on palju väiksem hulk neid, kes peavad siis enda oskusi ja pädevusi piisavaks, et seal nii üht kui teist asja ära teha eluks vajalikke toiminguid. Ja samuti, kui me vaatame Statistikaameti andmetel interneti kasutus, siis see pilt oli ka minu jaoks väga üllatav, kui ma uuringutel otsa vaatasin. 55-64-aastase seas iga 5 ja sealt edasi järgmises vanuserühmas 5 inimesest 2 tegelikult ei ole mitte kunagi internetti kasutanud. Ja kui me vaatame sealt veel järgmisi vanuserühma edasi, siis see pilt läheb tegelikult palju kurvemaks. Aga ja samuti need, kes interneti kasutavad, 2/3 ei pea oma oskusi piisavaks, et siis üht või teist asja seal digitaalses maailmas teha. Ja jällegi, kui ma olen inimestega rääkinud ja uurinud ka nooremate inimestega, et kuulge, mis te arvate, miks see seis selline on, siis peamiselt tuuakse välja, et kas tegelikult vanemealised peavad üldse mingisuguste tehnoloogiliste lahendustega kaasa minema, sellepärast, et poed on ju ikkagi avatud, inimesed saavad oma elutoimingud tehtud, arstid on ikka valdavalt veel oma arstikabinettides ja toimingud saab teha ka muud moodi. Ja tegelikult nad arvavad, et vanemealistel polegi võib-olla huvi ja vajadus selle tehnoloogiaga sinna sõbraks saada. Aga jällegi, kui minna sinna Telia teise otsa ja rääkida vanemate inimestega, siis tuleb tegelikult väga hästi välja see, et huvi suur on olemas tehnoloogiat kasutama õppida. Lihtsalt, kus on seal nii-öelda see konks või see küsimus on see, et väga hästi teata, milliseid võimalusi ja lahendusi tegelikult tehnoloogia maailm pakub. Aga ega jällegi nii rumalad või mitteteadlikud vanemealised ei ole, sellepärast eks juba mingeid kogemusi on saadud ja seda ja kuuldud ka üht-teist ja esimene asi tegelikult, miks üldse vanemaealised tahavad tehnoloogiale sammu lähemale astuda, ongi just omavaheline suhtlemine. Me elame järjest kiirenevas ajas, tunde on sama palju meil päevas, kui oli näiteks 50-60 aastat tagasi, aga tegevusi tuleb nagu justkui palju rohkem juurde ja sellest tulenevalt meie noorematel inimestel ei ole enam võimalus ja võib-olla ei ole ka piisavalt palju tahtmist oma vanematega või vanavanematega maha istuda ja nendega elust rääkida. Aga jällegi vanemad inimesed teavad väga
väga hästi, et kuskil seal internetimaailmas, online'is nende lapsed toimetavad ja igapäevast elu jagavad ja nad tahavad sellest ka osa saada. Ehk siis esimene mõte, esimene soov, miks üldse ajendab vanemaealisi sinna tehnoloogiamaailma sukelduma, on just sotsiaalse sellise kapitali aktiviseerimine ja hoidmine ja siis lähedastega suhtlemine ka. Ja loomulikult info leidmine ja mis just viimase aasta jooksul on eriti suure valupunktina välja tulnud, on erinevate e-teenuste kasutamine. Kõik me teame, et põhimõtteliselt arvuti taga me saame kogu oma elu ära korraldada ja igasugustes teenustes osa saada, aga jällegi sellest süsteemist arusaamine, sinna pääsemine tekitab väga palju väljakutset ka vanemaealistele. Ja ilmselgelt me kõik tahame ka oma meelt lahutada ja see on ka selline asi, mille on vanemaealised väga hästi välja toonud. Kui mõelda nüüd korra nagu lahenduste peale, et kuidas üldse vanemaealiste digipädevust arendada või kasvatada, siis tegelikult see kõik algab meie enda suhtumisest. Seesama näide, mida ma juba enne tõin, et me arvame, et meie vanemad vanaisad ei taha väga nendest tehnoloogilistest lahendusest kasu saada, nad on aeglased, nad on igavad, selle jaoks kulub väga palju aega ja meil endal ei ole sellist tahtmist ja tahtejõudu eriti selle probleemiga tegeleda. Eks see on kõige fundamentaalsem teema, millega me peame silmitsi seisma. Kui me suudaks need müüdid ja hoiakud mingilgi moel murda, siis see oleks selline kõige parem stardipakk nii-öelda, kuidas me saaksime üldse selle teemaga edasi liikuda. Ja loomulikult, mis on jäänud ühiskonnas väga palju kõlama, on ka see küsimus, et kelle vastutada see üldse peaks olema. Vanemaealised vaatavad rohkem enda pereliikmete otsa, pereliikmetel, kas neil on aega, nad aitavad või mitte, sageli nad mõtlevad ja vaatavad, et äkki keegi kuskil veel pakub lahendust, kes on oma ala ekspert. Riik vaatab rohkem erinevate organisatsioonide, MTÜ-de vabatahtliku otsa, kes täna juba väga palju tänuväärset tööd teevad ja niimoodi see ring risti käib. Ja meil ei ole hetkel riigis ühtegi sellist terviklikku süsteemi, mis aitaks vanemaealistel digipädevust arendada ja neid tehnoloogiale lähemale ka viia. Ja üks asi, kui jälle Telia võtmesse minna ja vaadata, siis õnneks nüüd Euroopa Liit on seadnud teatud direktiivid, mis lihtsalt kohustavad enda teenuseid ja tooteid aastaks 2025 võimalikult kättesaadavaks siis tegema nii erivajadustega inimestele kui ka siis vanematele inimestele ja see on nüüd selline moment, millest nagu pääsu ei ole, mille nimel peab nagu palju tööd tegema ja kuuludes ka ise Telias sellesse töötiimi, siis selle nimel palju tööd tehakse. Aga kuna aega on vähe ja see põld on väga lai, siis väljakutseid on erinevaid. Üks väljakutse loomulikult on see, et kui miskit on juba meil ühiskonnas tehtud ja loodud, tegelikult see nimekiri on päris pikk, siis kuidas need tegelikult jõuaksid üldse meie vanemaealisteni. See on puhtalt kommunikatsiooniprobleem ja nii palju, kui ma olen erinevates projektides kaasa löönud, siis eriti need projekti algatajad ja käivitajad ja elluviijad, nad eriti hästi ei saa sellest aru, et millist meediat ja millist kanaleid vanemaealine tarbib. Ikkagi me oleme rohkem sellise online ja sotsiaalmeedia usku, aga tegelikult kõik uuringud kinnitavad seda, et meie vanemaealised on jätkuvalt traditsioonilise meedia poole kaldu, nad tarbivad raadiot, nad tarbivad trükimeediat, nad tarbivad televisiooni ja tegelikult need on need viisid, kuidas me saaksime üldse seenioridena üht või teist lahendust tutvustada. Ja kui tutvustamisest ja sellisest õpetamisest ja toetamisest rääkida, siis mis tuleb nii mentorite poole pealt välja, kes vanemaealisi õpetavad, kui ka vanemaealiste enda poolt, on see, et kui näiteks oma pereliikmete poole pöörduda ja nende käest abi küsida, siis sageli me katsume teha kõik need sammud meie vanaemade ja vanaisade jaoks ise ära. Sellepärast, et nii on vähem tüütum, nii kulub vähem aega ja nii jõuame kiiremini sinna finišijooneni ja kõik asjad saavad tehtud. Aga tegelikult eduelamust tahab kogeda nii noorem inimene kui ka vanem inimene ja see võti seisneb selles, et seenior saaks üldse targemaks ja ta saaks üldse kogemusi, et ise tegutseda, tuleb lasta tal ise ka toimetada. Ja mentori, olgu see siis mõni koolitaja või noorema inimese, pereliikme, sugulase roll oleks see, et teda pigem just toetada ja leida seda aega, et siis piisavalt olemas olla. Aga see on selline pigem enda jaoks peeglisse vaatamise koht, et kui palju meil tegelikult seda aega ja tahtmist on, et me saaksime siis ka oma vanaemade ja vanaisade jaoks olemas olla. Ja lõpetuseks ma jätsin siia
lõppu ühe sellise lause, mille ütles mulle eelmisel kevadel üks Tartu põhikooli õpilane, kes käis oma klassiga vanemaealisi õpetamas ja mida internetis ja mida enda nutiseadmetega teha. Ja siis jäi kõlama selline lause, et mul on võõra seeniori ees pinge peal ja asi läheb palju ladusamalt. Ja kui ma küsisin, et mis asi see pinge siis on, siis ta ütles, et ta tunneb justkui nagu vastutust vanemaealise ees. Et see on see aeg, kus ta peab ennast tõestama, tema jaoks abiks olema ja on mingi konkreetne ajaühik ja me peame selle ülesande nii-öelda läbima. Aga oma lähedase inimese ees sellist vastutust või sellist ülesannet või missiooni, motivatsiooni ei tunta nii väga. Ja tegelikult see on selline laiem ühiskondlik teema ja peeglisse vaatamise koht, et miks see tegelikult niimoodi on ja kui palju me saaksime iseendas muuta, enda mõttemustrit muuta, et see pilt läheks paremaks. Sellepärast, et kõik algab meist endist ja kui me ennast ei muuda, ei tule see seenior ka tehnoloogiale rohkem kaasa. Vot, aga minu poolt kõik.